Instagram kontrollib minu päeva. Ma andsin teile siis sellised 2 riietust story time'i enda eelmise aasta juhtumist, kui minu Instagrami konto ära varastati. Võitis õunamagustoit, mille üle ma olen nii õnnelik. Miks pähe? Sest ma olen peakokk ja seda võtta mitte sisalt. No öelge nüüd, et ei taha seda süüa. Ja ajapikku mulle tekib see jume, ehk siis hommikuks ma ei ole enam nii valge. Ma võtan paar nädalat nüüd YouTube'ist pausi. Siin on Viki. Kui ma täna hommikust sõin, siis ma mõtlesin, mis videot täna filmida ja ma käisin läbi siis ühe video kommentaare, kus ma palusin teil jätta kõik videosoovid ja ideed kommentaaridesse ja ülipopulaarne vastus oli Instagram kontrollib minu päeva. Seega ma mõtlesin, et teeme sellele teise osa. Kui sa ei ole esimest näinud, siis kindlasti kliki infonupule ja mine tšekka ka seda. Ning ma esimese polli juba küsisin ära, et kas te tahate näha minu hommiku või õhturutiini. Ning kui ma praegu vaatasin, siis 58%-ga võitis õhturutiin, mis tähendab, et ma nüüd lähen pesen hambad ja panen endale kreemid näkku ning ma ei näita teile seda hetkel, vaid te näete siis, mis ma õhtul oma näoga teen. No nii, mul on nüüd värske puhas olla ja mul on järgmised 2 polli tehtud, seega vaatame, mis on tulemused. Teise küsimusena oli, kas ma sätin end valmis ja 70% ütles jah, seega teen meiki ning ma uurisin ka, kas ma teen loomuliku või glam meiki ja 57% ütles, et loomulik, seega naturaalne idees. Lõpetasin siis just meigiga, selline on lõpptulemus, ma natuke lisasin ikkagi sära silmadele, et see oleks liiga igav, aga ma hoidsin neid toone võimalikult tagasihoidliku ja loomulikuna, nagu mu ülesanne oli ning nüüd on aeg panna riidesse. Ma andsin teile siis sellised 2 riietust. Esimene on laiade teksade ja sellise nunnu topiga ning teine on T-särk ja dressipüksid. Ma ise olin selle riietuse poolt, sellepärast et ma juba tegin meigi, seega ma tahtsin ennast juba täiesti valmis panna, et äkki saaks mingi nunnu pildi teha, aga 58%-ga võitsid dressid, mis võib olla veits praktilisem, sest ma olen nagu nii terve päev kodus, ehk see on mugavam ka. Riides! Ma pean ütlema, et see on tõesti ülimalt mugav ja näeb nunnu välja. Seega hea valik. Järgmisena ma küsisin siis teilt, kas te tahaksite, et ma teeksin story time'i enda eelmise aasta juhtumist, kui minu Instagrami konto ära varastati ning 77% inimestest ütles jah. Seega ma olen täiega elevil, et sellest rääkida, sest oktoober ongi tegelikult küberturvalisuse kuu ning digitaalse IQ projekti raames nad kutsusidki mind üles rääkima ka oma kogemusest ning teid ennetama. Eelmisel sügisel me tegime ka näiteks Maria ja Sidniga mitmeid paneele digitaalse IQ ja küberteemadel ning kajastasin seda sotsiaalmeedias, seega see projekt jätkub ka sel aastal. Põhimõtteliselt eelmisel suvel 2019 ma käisin siis Michiganis suveülikoolis, läbisin filmindusprogrammi ja ma olin seal täiesti üksinda. Ma olin küll ära vaid 3 nädalat, kuid selle aja jooksul ma siiski jätkasin töötamist, mis tähendab, et pärast koolipäeva lõppu ma vastasin e-mailidele ja kuna see ei ole mu lemmiktegevus, siis ma ei olnud 100% sellele keskendunud. Mul samal ajal käis vist ka mingi podcast ja tegin mingeid muid asju. Ma jälginud liiga kriitiliselt meili sisu, mis on väga suur viga. Seega ma saingi ühelt brändilt koostööpakkumise, kuhu oli pandud nende brändi Instagrami link. Ma klikkisin sinna peale ja see nägi välja täpselt nagu Instagrami leht ning palus, et ma logiksin sisse. Seega ma sisestasin enda parooli, aga see leht ei viinud mitte kuhugi ning minu parooli oli näha, ta ei olnud kaetud tärnidena, kuigi see link oli instagram.com midagi ja disain nägi kõik välja nagu originaal veebileht. Siis ma hakkasin mõtlema, et miks ma üldse pidin sisse logima, sellepärast et oma enda arvutis ma olen nagunii enda kasutajatesse sisse logitud, kaasa arvatud Instagrami. See oli juba nagu väga imelik, aga ma tegin seda nii kiiresti, et ma isegi see hetk ei mõelnud sellele, vaid ma hakkasin nagu alles pärast mõtlema. Ning siis ma läksin tagasi sinna sellele meilile vastama, et see link on katki, aga märkasin, et mul juba oli tulnud uus meil mingit teiselt meiliadressilt anonüümne. Ma reaalselt otsisin selle meili praegu ülesse ja siin ongi öeldud, et neil on ligipääs minu Instagrami kontole, nad ootavad 1 tunni ja ma pean selle aja jooksul kandma neile $365 või nad kustutavad kogu selle Instagrami konto sisu tühjaks ja müüvad selle lihtsalt edasi. See hetk ma olin
täiesti šokis, ma mõtlesin, et see ei saa olla tõsi. Ma läksin enda telefoni äppi, avasin Instagrami, ma olin välja logitud, ma proovisin sisse logida enda konto, aga ta ütleb, sellist kontot ei eksisteeri, mis tähendab, et nad tegelikult olid juba nime ära muutnud, aga ma ei teadnud, mina arvasin, nad olid lihtsalt selle ära kustutanud. Ma olin täiesti endast väljast, ma ei teadnud, mida peale hakata, ma üritasin saada kellegi kontakti Eestis, kas enda pereliikmete või tuttavate või kellegagi, aga kuna minul oli õhtu, mis tähendab, et teil oli seal öö, siis ma ei saanud esialgu kedagi kätte, ma proovisin kohalikega seal rääkida või kelleltki abi küsida, aga keegi väga ei osanud midagi muud soovitada peale selle, et repordi Instagrami seda, mida ma tegin ka korduvalt, aga nad saavad nii palju neid reporte ehk nemad minuga ühendust ei jõudnud võtta. Seega ainuke asi, mis ma sain teha, on proovida venitada seda aega, et need häkkerid ootaksid vähemalt hommikuni, kuni ma saan kelleltki siis nõu küsida enda tuttavatest. Sellepärast, et isegi kui ma oleksin neile kohe selle raha kandnud, see poleks andnud mulle mingit garantiid, et nad reaalselt selle konto mulle tagastavad. Nad võivad seal ikka endale jätta ja saavad ka raha. Seega ma suutsingi lükata seda edasi hommikuni. Ütleme nii, et see öö ma väga ei maganud. Ma nutsin mitu tundist, ma mõtlesin, et mu karjäär on läbi, sest Instagram moodustab väga suure osa minu sissetulekust. Ja ma reaalselt mõtlesin, et mida ma nüüd oma eluga peale hakkan, kas ma muudan karjääri või mida ma teen. Seega järgmine hommik. Olukord oli endiselt suhteliselt halb, ma olin väga stressis, aga mu isa õnneks hakkas väga aktiivselt sellega tegelema, ehk tema võttis ühendust nii paljude tuttavatega, kes vähegi selles valdkonnas olid või oleksid suutnud aidata, mis tähendab, et lõpuks 24 tunni jooksul ma sain tagasi enda Instagrami konto tänu sellele, et mu isa tundis kedagi Facebooki turvatiimist, kes siis võttis omakorda ühendust Instagrami turvatiimiga. Nad said ligipääsu mu kontole, aga ta oli veel teise nimega, seega siis mu sõbranna märkas oma Instagramis, et ta vaatas ühte pilti, kui ta oli mind tääginud, seega ta vaatas selle täägi nimetust, siis ta sai sealt teada mu selle konto nime, ehk siis ma lõpuks selle uue nimega sain sinna sisse logida, ehk see oli nagu mingi läbi mitmete tutvuste mingi ülisegane lugu, aga ma lõpuks sain sinna sisse. Ja kõige suurem õppetund, mida ma tahan teile siit nüüd edasi anda, mida teie saate teha, et vältida edaspidi sellist olukorda, on 2-astmeline autentimine. Kes siis ei tea, mis see on, see tähendab seda, et selleks, et kuhugi sisse logida, on vaja vähemalt 2 erinevat seadet, et see kinnitada või 2 erinevat sammu läbi käia. Ehk näiteks, kui ma tahan arvutis enda Gmaili sisse logida, siis pärast seda, kui ma olen parooli sisestanud, tuleb mulle telefoni Gmaili äppi teine kinnitus, ehk kui ma telefonist ära ei kinnita, siis ma ei saa arvutist sisse. See on nii oluline, sellepärast, et enamus kontod meil tavaliselt on meiliga ära ühendatud ja kui keegi saab ligipääsu sinu meilile, siis tegelikult selle kaudu on tal võimalik minna kõikidesse teistesse kontodesse, mis sul sellega ühendatud on, panna, et unustasid parooli ja siis see uus link tuleb su meilile ja tal on võimalik uued paroolid panna igale poole, ehk lõpuks ta saab ligipääsu kõikidele su teistele kontodele. Seega ma panen teile südamel, et palun võtke see ette, see võtab nii vähe aega, et sa korraks ära seadistada. Enamus aastad nagunii sisse logitud, et sa ei pea igapäevaselt sellega tegelema, see ongi, kui sa mõnda uude seadmesse logid ja see päriselt säästab stressi, et keegi ei saaks häkkida. Ja teine nipp, mis ma tahaksin teile edasi anda, on see, et ärge pange mitte kuhugi sama parooli, et igal kontol võiks olla erinev parool. Kui see tundub liiga keeruline kõike seda meeles hoida, siis on mitmeid programme ja äppe, mis ise genereerivad sulle neid paroole, et sa ei pea kõike ise mäletama. Ja kolmas asi, mis ma teil teha soovitan, on minna veebilehele haveibeenpawned.com ning kontrollida üle, kas teil on kuskilt läinud mõned andmed lekkima, et te lihtsalt sisestate enda meiliaadressi, panete otsi ning kõik kontod, mis teil selle meiliaadressiga on ära ühendatud, ta näitab teile ära, kas kõik on turvaline või teil on kuskilt on mõned teie paroolid juba teada saadud, seega kui on, siis kindlasti muutke ka nendel kontodel paroolid ära. Ja suur tänu veel kord Digitaalse IQ projektile, et nad sponsoreerisid tänast videot ja praeguseks on siis küberturvalisuse teemadega ühel pool ning jätkame challenge'iga. Mul on nüüd aeg trenni minna ning 77% võitis siis selline riietused, mustad retuusid ja neonroheline särk, kuigi kaamerast näeb nats tuhmim välja. Teine variant oleks olnud siis selline värviline, mille poolt ma tegelikult ise olin, sest mustad retuusid on nii tavaline, ma oleks saanud midagi veits ekstramat panna, aga noh, täna te ei otsustate. Ma lasin teil ka otsustada transpordi, kuidas ma trenni lähen ning valikud olid kas rattaga või jala ja trammiga ning 76% inimestest ütles, et jalgrattaga.
ma olen juba mitu päeva tahtnud ahjus puuvilju küpsetada, seega ma küsisin teilt, kumba retsepti ma teen, kas ahjus küpsetatud virsikud ja nektariinid või ahjuõuna hõrgutis, mis inglise keeles on apple crumble, ning võitis õuna magustoit, mille üle ma olen nii õnnelik, sest mul on selle isu täiega olnud, sest virsikuid ma alles üks päev tegelikult tegin. Seega, te teate küll, kuidas see kokkamise segment on. Põllete, müts pähe, sest ma olen peakokk ja siis te võtate mind tõsisemalt. Ma olen võtnud siia igasugu asju valmis ja mul on retsept ka ees, mida ma olen ka varasemalt kasutanud. Teen ühe YouTube'i video järgi ja tal on ülimõnus see, et siin kirjelduses on ka kõik kirjas. Seega ma jätan selle sama lingi video kirjeldusse, et kui keegi tahab selle originaalretsepti järgi teha, sest ma teen natuke suurema koguse, seega ma panen enamus asju suht tunde järgi, aga ma üritan teile kuidagi neid koguseid ka jagada. Seega alustame õunte koorimisest. Lõpetasin siis just õunte koorimisega ning järgmine samm oleks hakata neid hakkima umbes sentimeeter korda sentimeetri suurusteks tükkideks või kuubikuteks ning see sort, mida mina kasutan, on Antonovka, mis on hapu, mida ma väga soovitan, sellepärast et ülejäänud kaerahelbed ja see kate tuleb suhteliselt magus, ehk siis see on hea tasakaal. Sain kõik õunad hakitud, aga kuna ma unustasin sidrunit osta, siis ma ootan, kuni Vems tuleb poest, ehk jätkame praegu selle magustoidu kattega. Ehk ma olen siia mõõtnud endale 700 milliliitrit täistera kaerahelbeid. Mida sa teed nende sibulaprillidega? Või asemel ma kasutan kookosõli, sest see on tervislikum variant ning see on reaalselt palilt ostetud. Nad müüvadki sellistes plastikpudelites, seda ma sulatasin siit pealt praegu ära, sest ta oli muidu tahke ja ma mõõdan siit esialgu 200 milliliitrit, siis ma segan ära ja vaatan, kas oleks juurde vaja. Oluline on see, et need kõik oleksid selle vedelikuga koos. Praegu jah, see kogus tundub täitsa paras ja siis magustamiseks suhkru asemel mina kasutan vahtrasiirupit. Kuna suhkru ja vahtrasiirupi kogus on kindlasti täiesti erinev, siis ma ei saa seda võrrelda selle algse retseptiga, ehk ma lihtsalt valan sisse ja siis maitsen ise või kuidagi. Ja see retsept on minu arvates ülihea, sest see magustoit reaalselt on toitev, kuna kui sa võtad mingit jäätist või asjad on tavaliselt minu jaoks vähemalt suhteliselt kerge, seega mulle meeldib ise, et kaerahelbed toidavad. Õunad on mega mõnusad, eriti ahjuõun on su seedimisele soolestikule ülihea ja ta on suhteliselt tervislik, ma ütleks üks tervislikemaid magustoite, mis üldse teha saad, sest mingil määral jah, siin on neid maguseid asju sees, aga võrreldes mingi poekookide või küpsistega, see on nagu nii palju parem variant ja see on su kehale ka palju parem. Ma lõikasin küpsetuspaberi suuruse valmis, aga väga hea nipp, kuidas ma saan täpselt, et ta kuju hoiaks, on see, kui sa teed ta märjaks ja siis kortsutad kokku. Siis teed uuesti lahti ja nüüd teda on väga lihtne vormida ükskõik mis kujuga sul see alus on. Ja siis ta kohe hoiab ja siia on väga mugav asju sisse panna. Sidrun on minuni jõudnud, pesin selle ära ja enne, kui ma seda lõikama hakkan, siis nagu ikka seda tuleb kergelt jõuga peale suruda ja rullida, et ta läheks pehmemaks, siis tuleb vedelik paremini välja. Ma võtan siit 1/3, lõikan pooleks ja siis pigistan siia õunte peale. Kokkuvõttes praegu läheb siis pool keskmise suurusega sidruni. Ja ma panin ka ahju tööle, võib-olla kuulata häälest, et tundab seal taga, panin hetkel 200 kraadi. Jätkates õunte maitsestamisega paneme 1 supilusikatäis kaneeli ja tegelikult ma panen poolteist supilusikatäit ja siis pruunisuhkru asemel ma kasutan kookossuhkrut, taaskord tervislikum variant ja seda ma lisan, ma panen ka 1,5 samamoodi, segame. Käsi väsib ja paranete õunte segamisest ja siis valan siia küpsetusvormi. Toimub võimalikult ühtlaselt jaotada ja siia peale tuleb siis kaerahelbe segu. Vaatame, et kõik oleks kaetud, need lähevad pealt ülimõnusaks krõbedaks või krõmpsuks. Ja siis õunad on pehmed ja siis see koos on nii hea tasakaal. Ma panen selle nüüd siis 200 kraadi juures ahju. Ma arvan, et esialgu pooleks tunniks ja siis vaatame, kuidas on, et peab katsumas. Siin on suhteliselt suur kogus ja see oleneb nii ahjust ka, aga see on nagu see umbkaudu see ajavahemik.
võtsin selle ahjust välja, see on hetkel küll tulikuum, aga ta on mega ilus crispy. Veidike siin veel krõbiseb, ma kuulen, ehk tõstame välja, siis te näete seda konsistentsi. Nagu reaalselt, vaada kui mahlane ja pehme süge. Ülihea. Ja siis peal on see krõbe välja. No öelge nüüd, et ei taha seda süüa. Nii, aeg on maitse testimiseks. Meil on nende õunte ka varem küpsetanud. Seega need on pigem hapukapoolsed, aga mulle see meeldib, siis ta ei lähe liiga magusaks. Aga kui sa tunned, et sa tahaks, et see oleks magusam, siis siia peale on võimalik lõpus veel lisada vahtrasiirupit oma maitse järgi ning samamoodi siia kõrval võib võtta vaniljäätist. Ma tegelikult tahtsin osta Lamu oma, sest see on kõige parem, aga kuna see oli poes soodukaga, siis leit oli tühjaks ostetud, ehk ma ei saanud. Ja kui te kavatsete seda kodus järele teha, siis kindlasti võite mulle saata Instagramis pilte ja anda teada, kuidas teile see maitses. Võite, ma peaks mingi hashtagi välja mõtlema. Viki retseptid hashtagiga ja siis tag'iga mind, kui te panete storisse või feedi ja siis ma saan kommenteerida ja vastata teile. Käisin pesus ära ning duši all ma kasutasin siis Attitude'i firma dušikeeli, mille ma just Trade House'ilt sain, seega tegelikult ma alles esimest korda praegu katsetasin seda. Aga ta lõhnab mega värskelt ja hästi. See on taaskasutatavast pakendist Ecologo sertifikaadiga. Neid tooteid ei ole testitud loomade peal. See on allergiaohutu ja dermatoloogiliselt testitud ja see ei sisalda kantserogeensete kemikaalidega saastunud etoksüleeritud kõrvalsaadusi nagu SLS. Igatahes esmamulje on väga mõnsa. Ning lisaks ma olen juba mingi pool aastat kasutanud BioEq Pharma intiimpesukeeli, see lõhnab nii hästi ja see on ülimõnsa, ehk see mulle täiega meeldib. Ja duši alt tulles ma kasutasin Bonmerite toonivat BB kehakreemi, mis siis niisutab ja annab kerge jumega. Ja nüüd ma hakkan siis meiki päha pesema, kasutades The Difference'i näopesukeeli, mida ma kasutan iga õhtu, isegi siis, kui mul ei ole meiki peal. Pärast näopesemist ma kasutasin lumene, õrna, silma ja huulemeigi emaldajad, mis ongi mõeldud tundlikele silmadele, mis mul on. Seega mulle täiega meeldib see, sest see ei aja mu silmi vett jooksma ega ei pane kipitama ega ei tee punaseks. Ja seejärel ma tegin kogu näo üle lumene toonikuga, mis on siis õlisele ja kombineeritud nahale. Ja ma unustasin öelda, et ma praegu näitangi teile enda õhturutiini, sest kui te mäletate, hommikul kõige esimene küsimus oli, kas te tahate näha mu hommiku või õhturutiini ning te valisite õhtu, mida ma tegelikult vist ei olegi varem näidanud. Järgmisena ma kasutan siis sellise Eesti brändi nagu Tilk seerumit, see on Spoil Me ja ma segan siia sisse paar tilka lumene ise pruunistavaid tilkasid ja ajapikku mulle tekib see jume, ehk siis hommikuks ma ei ole enam nii valge. Ja seda ma olen ka päris pikalt juba kasutanud, mulle täiega meeldivad need tilgad. Ma segan need endal käe peal kokku, aga kui ma panin liiga palju õli, siis see kõik juba voolas ära. Panen tavaliselt 3 tilka, segan ära, ajan ühtlaselt laiali. Ja kui seda kasutada nii hommikuti kui õhtuti, siis päris kiiresti on näha juba seda ilusamat päevitust, et seda on väga kerge üles ehitada või kui sa tahad tagasihoidlikuma, siis soovitan kord päevas. Oluline on pärast käsi puhtaks pesta, sest esimesel paaril korral ma unustasin selle ära ja siis mul jäi suur selline pruun laik siia käe peale, mis püsis ikka päris mitu päeva. Huultele panen ma ühtseks hetkel seda Joigi huulepalsamit. Ta on nii ägedalt kollast värvi ja huultel ülimõnus ei kleep väga midagi. Siis ma kasutan Naude SOS salvi, et panna mingitele punnidele või haavadele. See kiirendab nende paranemisprotsessi. Mul on isegi käel väike haav, seega ma panen siia, et ongi sellist asjadeks mõeldud. Ja nüüd ma kasutan uut ripsmeseerumit ka, see on Apraise Power Serum. Ripsmete ja kulmude jaoks ma kasutan ainult ripsmetel ning see on palju odavam kui see eelmine, mida ma kasutasin, mis oli mingi 70 euri. Selle ma ostsin Stockmannist minust mingi 20-25 äkki ja see töötab täpselt samamoodi, seega ütleme nii, et seda kallist ma enam ostma ei lähe. Ja ripsmeseerumit ma kasutan suhteliselt igapäevaselt, sest ma käin Lashliftis, mis siis on keemiline ripsmete koolutamine, see muudab neid nõrgemaks ja kahjustab, seega mul on vaja seerumit, et neid hoida tugevana. Järgmisena ma kasutan seda Vibo seerumit, mis on keratiini ja meega enda küüntel, sest need kuivavad kogu aeg siit äärest, eriti praegu külmal ajal. Ma ei oska öelda, kui hästi see töötab, kuigi ma olen seda suhteliselt pikalt kasutanud ja ma liiga tihti ei tee seda ainult siis, kui meelde tuleb. Aga lihtsalt teine küüneõli, mis mul ongi nagu veidi siuke rasvane või
õline, aga ta on ikkagi seerum ehk ta ei kleepu kuidagi, imbub kiiresti sisse, seega mulle meeldib tekstuur ja lõhn rohkem. Kõige lõpus lisasin siis kätele veel seda Tilga Blissme sügavniisutavat kätekreemi mündi ja probiootikumidega. Nüüd on aeg väikeseks puhkuseks, seega ma küsisin teilt, kuidas ma õhtu lõpetan kas Netflixi või YouTube'iga ning üllataval kombel te hääletasite Netflixi poolt. Seega ma uurisin ka, et kas ma jätkan enda pooleli oleva sarjaga või alustan uut. Ning te valisite pooleli oleva ja ma vaatan hetkel siis Next in Fashion, ma olen esimese hooaja juures ning 6. episood on hetkel pooleli, seega naudime. Ma vist just leidsin uue nurga, kus enda toast filmida, mida ma arvasin, et ei ole enam võimalik teha. Igatahes ma just lõpetasin siis sarja vaatamisega ja ma otsustasin nüüd minna magama, sest ma olen nii väsinud. Mitte, et ma ei oleks iga video lõpus, aga tahtsin teile teada anda, et ma võtan paar nädalat nüüd YouTube'ist pausi, sest ma olen reaalselt 4 kuud järjest iganädalased videoid üles laadinud, mis on minu jaoks täielik rekord. Mul ei jäänud mitte ühtegi nädalat vahele, seega ja tööviki. Ehk kui teil on mõni video vahele jäänud, siis kindlasti minge tšekake. Suvel ma tegin väga palju ägedaid asju ja see põhjus, miks ma siis võtan paar nädalat pausi, on sellepärast, et mul on tegelikult praegu mitu erinevat projekti pooleli, millega ma ei ole jõudnud nii palju tegeleda, kui ma oleks tahtnud. Seega ma tunnen, et mul on korraks seda väikest pausi vaja, et ma saaksin sinna 100% pühenduda ja et need asjad tuleksid maksimaalselt head või need projektid tuleksid täpselt nii välja, nagu mina tahan ja kõik need asjad on tegelikult teie jaoks, teie saate seda hiljem tarbida neid asju, seega pange end valmis. Ma olen igatahes mega elevil, nad tegelikult launch ivadki kohe varsti juba novembris, detsembris. On erinevad tähtajad, seega te ei jää tegelikult mitte millestki ilma ja ma arvan, see meie kõigi jaoks kõige parem. Seniks aga kindlasti jälgige mind Instagramis, et ei jääks millestki ilma ja saaksite olla esimesed teada, millal uus video tuleb. Ja kui teile meeldis tänane vlog, siis kindlasti visake pöidlad püsti, kui te tahate, et ma teeksin veel Instagram kontrollib mu päeva ja jätke mulle kommentaaridesse, milliseid tegevusi ma võiksin siis järgmine kord teha või mida te tahaksite otsustada järgmises Instagram kontrollib mu päeva videos. Ärge unustage ka subscribe ida ja klikkida sellele punasele nupule seal all, et ei jääks tulevastest videotest ilma. Ja kui te vaatasite video nii kaugele, siis kommenteerige alla see käte emoji. Ja see ongi tänaseks minu poolt kõik, seega näeme juba paar nädala pärast ning seniks mõnusat sügist. Tšoki!